Tere kõigile! Täna siin Maele ilusa põlluplatsi peal toimub viiltark laskmise esimene Eesti meistrivõistluste etapp. Ja see, mis me siin täna teeme, on kunagi alguse saanud 80. aastatel Inglise jahimeeste poolt püsti panduna ja laseme õhupüssidega täna metallsiluette kaugusel 7–50 meetrit. Tunneme rõõmu ilusast ilmast ja võitlemisest 11-meetrise tuulega. Tere tulemast kõigile, kes seda asja tahavad teha. Ja kui rääkida nüüd nagu relvadest, siis tegemist on õhupüssiga, tavaline 4,5 mm, mille all on suruva balloon, milles on 200 atmosfääri õhku. Laetakse õhupüssi nagu õhupüssi ikka. Pannakse see kuulrauda, vajutatakse päästiku peale, käib pauk. Pihta saamiseks on vaja teada distantsi. Distants on siin selle ratta peale ehk teravastatakse nagu fotoaparaati. See koht, mis on terav, ütleb, kui kaugel pilt on. Kui siin näitab 10, siis see tähendab seda, et märk on 10 meetri peal. Ja kui siis sihtida täpselt märgile keske ja teha tuulekorrektiiv, siis saab selle märgi pikali. Pikali märk on 1 punkt. 50 märki, 50 punkti. Staatus vähemast Eesti meister. Мы из Латвии, из города Риги. С этого года мы выступаем за Таллинский Филтаргет клуб. Занимаемся, по-видимому, для разрядки, чтобы снять напряжение, поскольку это наше хобби, которое позволяет нам отвлечься от ежедневных домашних проблем на работе. Ну и хотим какую-то пользу приносить тоже команде. Но я не смог стрелять зверей. Живых зверей. Поэтому вот использую металлические. Металлические как бы больше приносят кайфа. Природа, каждый раз по-другому. Никогда вот в этом месте никогда не будет так же самое. Если поставишь мишень в то же самое место, все равно ветер будет другой или что. Ma olen juba koolipõlvest peale nagu natukene püssilaskmisega tegelenud, aga nüüd lihtsalt meeldiv seltskond haaras mind kaasa ja lõin kaasa ja nüüd ei saa enam loobuda. Ma olen pärit Viljandist, ma olen 12-aastane ja mulle meeldib viiltarget laskmine, kuna see on hästi looduslähedane ja imiteerib loodust võimalikult hästi. See ongi nagu selle asja iva, et kuskil tuule käes põllu peal metsas lasta sihukeste heade sõpradega. See on nagu meditatsioon, et sa pead ennast täiesti välja lülitama kogu oma argimuredest. Süda käib tõng, pannakse kell tööle, veel tuleb pulssi juurde ja siis pead niimoodi minuti jooksul kõik selle maha laskma, enda sees rahulikult olema, lisaks vaatama veel numberid, hindama tuult ja laskma. See on selline mõttetöö ja kehaga tegelemise viis. Sellepärast on see mõnus. Lisaks saab muidugi sääskedelt süüa päiksepõletusi. Asi käib asja juurde.
parimatel aastatel on müüdud 7000 õhupüssi aastas Eestis, siis need püssid on täna meie kodudes olemas. Tulge siia meie põllu peale, laske koos meiega. See on see, mis tasub tegemist ja see on huvitav kõigile.